Suur nädal on selline, kus tegelikult Jeesus rääkis ka väga palju. Ütleme, et väga paljud sellised küsimused ja erinevad inimesed, kes tulid oma küsimustega ja Jeesus vastas ja rääkis tähendamise sõnasid ja nii, et väga olulised sõnumid ja ütleme, et kõik evangeeliumid räägivad sellest, ütleme, Mattius, Markus, Luukas ja Johannese evangeelium veel täitsa teistmoodi, võiks ütelda, need Jeesuse palved ja asjad ja nii, et see on tegelikult eriline, mis on viimasest nädalast meile nagu ka just talletatud, puht kirjutatult. Ja see on tegelikult väga oluline. Lisaks sellele, mida Jeesus rääkis, väga tähtis oli see, et mida Jeesus tegi ja see, kuidas ta käitus, tema eeskuju. Ja sellepärast meil on õppida sellest väga-väga palju. Ja nüüd on nii, et soovitaksin tegelikult seda, et ma ei tea, võta kätte sellel suurel nädalal, loe vähemalt ühe evangeeliumi kaudugi suure nädala sündmused, sealt ütleme sellest Jeesuse Jeruusalemma minekust kuni evangeeliumi lõpuni, ülestõusmiseni, täitsa tasub lugeda. Sellepärast, et vaata, sina saad isiklikult neid ilmutusi, mida sina vajad, kui sa seda loed. Ja sellepärast lihtsalt julgustan siit selle koha pealt, et tee seda teadlikult ja küsi, et Jumal, ma tahan suuri ilmutusi saada. Ja kui sa seda küsid, küll Jumal sulle tegelikult seda annab. Sellepärast, et ei saa keegi teine sinu eest lugeda. Ja sellepärast julgustan lihtsalt selle koha pealt, et teeme ka seda. Ja see on meile selliseks, ütleme, mõistmiseks ja teadmiseks ja eeskujuks ja see kõik, mida me sealt loeme. Ja sellepärast, kallid, me vajame tegelikult ka praeguses ajas eriti sellist, ütleme, Jumala juhtimist ja teadmist ja eeskuju, kuidas ka praegu üldse käituda. Sest et ega see, kuidas me käitume, see mõjutab tegelikult meie maad ja rahvast, see mõjutab meie elu, aga see mõjutab kogu meie maad ja rahvast. Iga õige saab olla õnnistuseks, kuidas käituvad meie juhid, mida nad teevad, see kõik on nii, ütleme, ühtekokku nagu toomas ühte sellist olukorda ka Eesti jaoks. Me näeme sedasi, et olukord on praegu ärev, sest et ega need ennem pole, võiks ütelda, päriselt meile mingisugused öösel hoiatusi saadetud, et nüüd droonid lendavad ja nüüd on jõudnud see aeg tegelikult kätte ja sellepärast on see nii, et me peame lihtsalt olema väga valvel. Ma ütlen, et need droonid ja asjad, veel rohkem me peame olema tegelikult valvel sedasi, mida Jumal on meile rääkimas ja ilmutamas. Samuel, kui ta, ütleme, peab oma lahkumiskõnet, ma võtan sealt ühe sellise väikese koha Samueli sellisest lahkumiskõnest, see on 1. Samueli 12. peatükist, kus ta ütleb sellised mõned asjad nendele Iisraeli rahvale siis ja ka Saulile endale. Ja ma loen siis 14 ja 15 salm. Kui te kardate Issandat ja teenite teda ja kuulate tema häält, ega tõrgu Issanda käsu vastu, siis te jääte elama. Nii hästi teie kuningas, kes valitseb teie üle pärast Issandat, teie Jumalat. Et Jumal on esimene ja kuningas on siis see number 2. Ja siis 15 salm ka. Aga kui te ei kuula Issanda häält ja tõrgute Issanda käsu vastu, siis Issanda käsi on teie vastu, nõnda nagu ta oli teie vanemate vastu. Ja see peatükk lõpeb veel sellise tõsise hoiatusega, aga kui te ikkagi teete kurja, siis te hukkute nii hästi teie ise kui teie kuningas. Nii et sellise tõsise hoiatusega, sest et vaata, Jumal on nii, et ta paneb tegelikult meie teod meie pea peale. Nii nagu Esekieli raamatus on öeldud, ma ei hakka neid kohtasid praegusel hetkel lahti tegema. Ja sellepärast, kallid, meil on tähtis see, et me kuuleksime Jumala häält ja siis me oskame tegelikult nagu Jumala tahtes olla, kui me loeme Jumala sõna. Pastor Andrei Zapovalov oma viimases jutluses juhtis siuksele asjale tähelepanu. Ja suure kurvastusega selle koha pealt ütles, et praeguse aegne Jumala rahvas ei loe Jumala sõna. Ma ei tea, kas see puudutab Ameerikat, kas see puudutab meid. Mõtlen, et praegu ega ma ei hakka küsima, palju või kuidas te loete keegi. Praegu, aga ma usun, et igaüks me oskame nagu ise ju nagu mõelda enda lugemise peale, et palju me tunneme Jumala sõna. Ta ütles, et 20 aastat tagasi, kui ta algas oma seda pastoritööd, ütles, et siis oli niimoodi, et inimesed tundsid rohkem Jumala sõna. Ta ütles, et ta võitlesin nende religioossetega, ütles, et nad tundsid väga hästi tegelikult piiblit. Käis üks piiblisalmidega vaidlemine. Ütles, et aga praegusel hetkel ei ole enam seda. Inimesed ei loe piiblit. Ja sest, et paljud on niimoodi, et küll me ise Jumala käest saame ja mul pole midagi vaja, et püha vaim on ja lõpuks ei tea, mis vaim sul seal on, kui sa seda piiblit ei loe. Ja sellepärast on see nii, et
täna lihtsalt tuletan nagu seda ka meelde, et niivõrd tähtis on tegelikult, on tunda Jumala sõna. ja sellepärast see kirjutatud sõna, meie issand Jeesus, kui ta on kõrbekiusatuses, ta räägib, kirjutatud on. Ta oli vaata 12-aastane poiss, kui ta oli seal templis ja rääkis nende ülempreestrite ja nende preestritega või kellega ta seal kokku sai. ja need olid imestanud selle koha pealt, et kuidas tal on see tarkus ja kuidas ta tunneb ja teab. ja sellepärast, kallid, see on nii tähtis, et seda teha. Ja see on niimoodi, et noh, ma mõtlen, et noh, ma ei tea, kuidas inimesi lugema panna, et kuidas tuleb nagu see janu, ei oska nagu seda, praegusel hetkel mul ei ole nagu seda retsepti, teist retsepti, lihtsalt hakka lugema. tead, kui sa hakkad lugema ja sellise isuga, siis see hakkab tegelikult sulle maitsma, sest et vaata, iga toit või asi on selline, alguses on niimoodi, et kui ta sul on võõras, siis sa võib-olla ei oska seda võtta, aga kui, tead, su magu harjub varsti ära selle jumalasõna toiduga ka, kui sa hakkad seda tarvitama. ja siis ta hakkab sul tööle, ta hakkab seedima, sest et vaata, see on selline, vaata, me magu on selline, et ta saab aru tegelikult, et mida me suhu panime. Et noh, et millised mahlad, millised asjad lähevad käima, vaata selle igapäevase leivatoiduga see käib niimoodi. Ja see on täiesti selge ka, et meie vaim inimene hakkab kohe tööle tegelikult, kui ta seda toitu saab ja sellepärast julgustan selle koha pealt, et lihtsalt ongi tegelikult seda vaja. Ja sellepärast on nii, et siin on kindlasti natukene nagu ennast distsiplineerida, et lihtsalt seda teha. Teise Thessalonika seal kirja teises peatükis 10. salmis on niimoodi, et üks tõsine hoiatus on selle koha pealt, et vaata, kui meil ei ole tõe armastust. Ja kes on tõde? Jeesus on tõde. Kui meil ei ole Jeesuse armastust, vaata, arm ja tõde tulid Jeesuse kaudu. Ja sellepärast on niimoodi, et me peame tegelikult armastama issandat ja peame armastama tema sõna. Aga ma teen selle hoiatuse nagu ka lahti praegu. Teise Thessalonika ja 2, siis 2. peatükk ja 10. salm. Ja just see salmi lõpuosa, siin on selline hoiatus, et sellepärast, et nad ei võtnud vastu tõe armastust, et nad oleksid pääsenud. Ja siis 11 salm jätkab seda mõtet. Seepärast saadabki Jumal neile eksitava jõu, et nad hakkaksid uskuma valet. Ja vaata, kui sa tõde tunned, siis valega sind eksitada ei saa. Sa lihtsalt saad aru, et kuule, siin on praegusel hetkel on vale mängus. Aga selleks tuleb tegelikult, tõde tuleb tunda, selleks tuleb Jumala sõna tunda, tuleb lugeda ja siis me oleme tegelikult hoitud nendest eksitustest, mis nii kergesti on tegelikult tulemas. Nii et see kirjutatud sõna on ka nii oluline tähtis. Jumal on nagu hoolitsenud selle eest, et see pandi kirja. Jumal on hoolitsenud selle eest, et see on säilinud meile. Jumal on hoolitsenud selle eest, et see on meil eesti keelde tõlgitud. Jumal on hoolitsenud selle eest, et need uuemaid tõlked, et me praegusel ajal saaksime paremini aru ja ta on kõige selle eest hoolitsenud, et meil võiks olla tema sõna ja sellepärast on nii tähtis, et me tunneksime seda sõna ja tarvitaksime ja kasutaksime seda. Nüüd on nii, et täna ma kindlasti võtan aega ja mitmeid kohti Jumala sõnast ka loen, aga nüüd on selline lugu, et ma tegelikult jagan selle suure nädala nagu selliseid mõtteid, mida ma lugesin Mattiuse evangeeliumist ja ise lugedes jagan seda ja liigun edasi, osad asjad on vahel, sest niikuinii kõik ei jõua. Aga mõned asjad, mida olen nagu tänaseks saanud eriti nagu jagada, nendega hakkan tegelema. Mattiuse 21, vaata, kui Jeesus tuleb Jeruusalemma, seal eesel seljas sõidab, siis on üks oluline asi, mida mina nagu tähele panin, mida siis ka Mattiuse evangeeliumist ütleb sedasi, et läheks täide sõna. Aga see on sündinud, et läheks täide, mida prohveti kaudu on räägitud, see 21.4 Mattiuse evangeeliumist, et läheks sõna, läheks täide. Ja sellepärast, kallid, põhimõtteliselt on nii, Jumala sõna, kõik läheb täide. Kõik läheb täide. See, ütleme, Jumal garanteerib seda, ta on valvas oma sõna teoks tegema. Ja sellepärast on see nii, et vaata, kui tore oli see, et kui nemad taipasid sedasi, et kui see Jeesus sõidab eesliga Jeruusalemma, kas nad kohe taipasid, vähemalt hiljem nad taipasid, kui nad juba kirjutavad sedasi. Nendel on kindel värk selle koha pealt, et kuule, see oli see täitumine, mis tegelikult pidi sündima, prohvetid olid ette kuulutanud ja rääkinud. Ja sellepärast see andis hoopis ühe siukse teise tegelikult sellise arusaamise sellest sündmusest, et kuidas Jeesus sinna Jeruusalemma tuli pühadeks. No nii, siis on see viigipuu needmine. Sõnal on meelevald. Jeesus ütleb, kuiva ära, kuivas ära.
ärgu keegi sinust vilja saagu ja sellepärast sõnal on tegelikult on meelevald. ja sellepärast on see nii, et kõike, mida me palume palves uskudes, neid asju me saame ja sellepärast me peame tegelikult seda meeles pidama, et sõnal on tegelikult on meelevald. see on jätkuvalt on tegelikult on see nii. ja sellepärast on nii, muidugi on tähtis sedasi, et no palve koha pealt Jumal ütleb, et uskudes ja tulgu seda usku meile just Jumala käest. nii et peame meeles sedasi, et sõnal, ka meie sõnal tegelikult, mida me uskudes räägime, on ka meelevald. nüüd on nii, et üks selline lugu, mida Jeesus jutustab ja räägib, on selline, et meie elul peab olema tegelikult, peab olema tulemus. ja see on nüüd siit Mattiuse evangeeliumist 21. peatükist veel, ja seal on see tähendamissõna viinamäe rentikest ja sellepärast on kallid niimoodi, et meie elul peab tegelikult tulemus tulema. siin ei ole mingisugust muud asja, kui saagi aeg lähenes, siis Jumal läkitab oma sulased saaki võtma. ja sellepärast igal riigil peab olema tulemus, me loeme oma aastaid, palju meil on, ütleme, Eesti riiki seal algusest saadik või nüüd seda teist vabadust, aga sellel peab olema tegelikult tulemus, mis tulemus on, issand näeb seda väga hästi. Vaata, igal riigil, rahval peab olema tulemus, ka kogudusel tegelikult peab olema selline tulemus, mida issand on ootamas tegelikult, et meie eludes oleks ja üksikult ka. ja igas vanuses peab olema tulemus. Vaata, kes on laps, ta peab õppima, tal peab olema tulemus, saab lugemise selgeks, saab arvutamise selgeks, hakkab õppima kõiki neid asju, sul peab olema tulemus selle koha pealt nooruses. sa ei saa seda lükata, ma keskeas õpin lugema ja kuskil, sul on see nooruse asi, sa pead nagu sellega hakkama saama, mis on. Keskeas sa pead hakkama saama nende asjadega, mida siis peab hakkama saama. ja kui on üldse elu lõpetatud, või eks ütleme lõpuni jõudnud, siis peab olema see üldine tulemus, et elul oleks siis ka tegelikult see vili ja tulemus. ja sellepärast on see nii, et kõik, ütleme, selline, mida issand on nagu ootamas, selles asjas tasub tegelikult nagu täitsa Jumalaga plaani pidada, et mida sa pead ära tegema. Pead arvestama sellega, et su jõud nõrkeb ja väheneb, kui sa vanemaks saad. ja sellepärast mina olen osa töid juba teinud niimoodi ära, et katusel ronimised ja asjad tegin juba selles mõttes ära arvestusega, et et aastad lähevad ja et ma ei saa arvestada sellega, et ma 10 aasta pärast ronin katusele ja hakkan katust parandama või tegema, kas või siin palvele. Ma leidsin sedasi, et selleks on üks teatud selline aeg ja ma lihtsalt leidsin, et see tuleb kätte võtta, kui ma seda kohe ei tee ja siis hiljem võib-olla ma ei suuda seda lihtsalt teha. ja see jääbki nagu sellises mõttes tegemata. ja sellepärast on küsi issanda käest, mis tulemus peab olema sellel aastal 26, mida me peame tegema, mida nagu saavutama selles mõttes, et ja ma mõtlen sedasi, et mitte neid selliseid niisuguseid oma plaane, ma mõtlen, et neid plaane, mida tegelikult issand on ootamas, ma mõtlen ainult neid asju, sest vaata, Jumal on meile kinkinud riigi, Jumal on kinkinud meile elu, Jumal on kinkinud meile, ütleme, kõik võimalused, oma sõna kinkinud. Ta tahab tegelikult nagu näha sedasi, et kuidas see nagu toimib. Vaata, Jumal tegi niimoodi, et see viinamäe näide näiteks, ütleme, Vanas Testamendis on ka, ta istutab viinamäe selle eeldusega, et see hakkaks head vilja kandma. Seal ütleme, Vanas Testamendis see lugu, et et hakkas halba vilja kandma, see kehv lugu tegelikult juhtus. Teine asi, ta tegi kaitsva aia, et me oleksime kaitstud. Ta teeb sinna selle, ütleme, torni, et vahimees saaks valvata ja vaadata. Sellepärast meie peame samamoodi olema valvel. Aga seal üks asi oli veel, vaata, mis ta tegi. Ta tegi surutõrre, kus tegelikult seda vilja, mis seal oli, pigistati nii, et seal maht tuli välja. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, viinamäel on tegelikult on surutõrs ka, kus sa oled tegelikult pigistuse all. Kui ma seda pilti nagu nägin, siis ma nägin niimoodi, et kallid, meil on kannatusnädal ja me inimestena tahaksime kannatused välistada. Meid on õpetatud, kasvatatud niimoodi. Aga kui ma täna, ütleme, räägin sellest suurest nädalast, siis Jeesus läks väga suurtest kannatusest läbi, jättis meile eeskuju ja sellepärast on nii, kallid, me ei saa tegelikult vältida seda, et meie elus ei ole kannatusi. Kannatamatuse pärast lagunevad abielud, sellepärast, et valdavalt on see samasugune lugu, sest keegi ütleb, aga mina ei viitsi kannatada ja kõik, ja ongi sellega asi lõpetatud. Aga kui sa nüüd võtaksid selle eeskuju, ütleme, et võta kas või seal Vanas Testamendis, vaata, et prohvet, võta Oora naine ja need värgid ja sellised, et ei ole kerge variant, et kuidas üldse elama hakata. Milleks need lood sellised piiblis on? Need on eeskujuks sellepärast, et me ei põgeneks kannatused, meid on õpetatud praegusel hetkel. Ja sellepärast on niimoodi, et süüdi oleme meie, kes me oleme õpetanud seda ilma kannatusteta elu. Jumala sulased ja värgid me oleme õpetanud ja rahvas on sellepärast teinud neid asju, et otsivad kogu aeg seda kergemat elu. Aga me issand ei otsinud kergemat elu. Võtad oma risti, salgad ennast, elad hoopis teiste eest, oled valmis tegelikult andma teiste eest elu.
oma sõprade eest elu, see on suurim armastus, kui sa annad oma sõprade eest elu. ja sellepärast on see nii, et kallid, täna need, ütleme, et issand on tegelikult ka meie ees selle mõttega, et ka kannatustel on tegelikult täiesti selline oma osa. See tegelikult kasvatab meid ja sellepärast on see nii, et ma rohkem praegu otseselt selle mõtte juurde ei jää, liigun siit lihtsalt edasi. Nii ta on. Nüüd, aga kuidas seal, ütleme, selles tähendamissõnas on, ütleme, et tullakse vilja otsima, ei tahagi tegelikult vilja anda, tahaks endale saada seda kõike, mis seal on. Need sulased, kes tulevad, neid pekstakse ja mõned tapetakse ja siis leiti, et kui see tuleb poeg, et kuule, lööme ta maha, siis saame selle pärandi tegelikult endale. Ja sellepärast on see nii, et rahva käitumine on ka praegusel ajal on täpselt nii. Pekstakse, praegusel ajal pekstakse, võiks ütelda, natukese teistmoodi, väga palju on sellised, ütleme, kividega viskamisi on, ütleme, et meedia või ütleme, see sotsiaalmeedia, kus inimesed saavad kirjutada ja kindlasti on sedasi ka, et omavahel ka, kui räägime, küll me neid kive oskame visata. Alati me võib-olla, ei taha teistele nagu näidata neid, et me oskame visata ka, aga küll see tegelikult käib. Ja sellepärast on see nii, et need igasugused, laimukampaaniad, inimeste tühistamised, värgid teevad, see tegelikult on teinud, ütleme, väga palju tegelikult inimestele väga suurt tegelikult valu ja praegu on osad inimesed on täiesti valudes. Osad on kodumaalt ära põgenenudki sellepärast, et siin on elu nässu läinud. Sellepärast, et kui sul tõmmatakse nagu kõik vaip alt ära, kus sa nagu olid võib-olla elamas ja töötamas ja siis ühel hetkel sa oled lihtsalt sellises olukorras, et sa leiad sedasi, et sind on oma kodumaal on reedetud. Aga meissand Jeesus oli täpselt samas olukorras. Ta omad ei võtnud teda vastu ja sellepärast teda reedeti, ütleme, ühe oma jüngri poolt ja see oli tegelikult väga valus ja sellepärast on see kõik on tegelikult meile, see on kõik meile tegelikult eeskujuks. Ja siis on õppida sedasi, kuidas Jeesus käitub, ta ütleb sellele juudele, ütleb ka sõber. Absoluutselt ilusasti käitub, kuidas ta oma kindivõtjatega käitub, parandab seal selle kõrva ära, kellel maha lüüakse ja sellepärast, kallid, see on tegelikult võimas, kuidas Jeesuse käitumise eeskuju on ka. Ja ega vaata, kurja tehakse ka valasti. Ütleme, et ma siin lugesin, näiteks hiljuti neid sõdadest ja siis nendest Taaveti-aegsetest sõdadest ja asjadest. Vaata, kus Saul tegi, lihtsalt ma ei hakka pikalt minema sinna, aga lihtsalt ütlen. Saul annab 2 korda lubadus, et ma annan oma tütre. Ja selles lootuses, et äkki Taavet saab surma vilistide käe läbi, kui ta nüüd seal tütre pärast võitlema läheb. Esimesel korral ta tütart ei anna ka, teisel korral annab, sest et Taavet surma ei saa. Ta hoopis toob need vilistide eesnahad ja teeb seal asjad kõik ära, teedeks. Aga mõtle, kui alatu, ma annan sulle tütre, aga ma loodan, et võib-olla sa ikka surma saad. Ja see on praegusel hetkel siin selles maailmas. Selles mõtlen, et ärge võtke tõsiselt need sõdade lugusid, mis siin ümber ringi käivad. Seal on nii palju tegelikult isiklikku. Seal on nii palju selles, et vaata, seal on niimoodi, et Joab tapab ära Abneri seal ühel hetkel, sellepärast, et tema vennal lõi keegi maha. Nad on oma vahel tegelikult seal klaarimas arveid. Meie mängime oma mängumaal. Suured mängivad tegelikult sõdadega koos. Ja sellepärast, seal on nii palju sellist isiklikku värki, mis on ja sellepärast on see nii, et kallid, meie asi on ainult selline, et täna, kui me oleme siin, mõtleme, et peaasi, et meie kurja ei tee. Et meie oskaksime nagu kiinduda heasse ja kurjast eemal hoida ja nii, et lihtsalt tõsised hoiatused on tegelikult Jumala sõnast meil. Ja sellepärast on see nii, et ja vaata, Jumal on niimoodi, et ta näeb seda elu. Ta ei vaata, kuidas Eestimaa elu käib, et ta ei vaata õhtul, et kell saab 9, vaatan Aktuaalsest kaamerist, et kuidas nendel eestlastel läks. Et mida nad seal räägivad, et ma võtan sealt infot ja Jumal nii ei tee. Jumal teab kõike. Tal ei ole, absoluutselt ei ole vaja. Ta teab sind, mind, ta teab ülemusi, kõike, kes siin selles riigis on. Ja sellepärast tal on kõik tegelikult teada. Meil ei ole teada. Sellepärast, et vaata, meie ei tea, palju on nagu peidetud. Ütleme, et me kõik oskame tegelikult teeselda, kõik me oskame seda. Aga vaata, Jumala eest see läbi ei lähe. Jumal teab täpselt kõike, millised mõtted ja asjad on. Kui ütlesin, et Taavetile tehti seda, Taavet tegi ise ka ju seda, kui ta tahtis uurijat ära tappa. Saada kõige raskema võitluse sisse. Sõdureid lükatakse kõige raskema võitluse sisse, lihtsalt sellepärast, et nad surma saaksid, sest et ühel ülemusel on see mõte, et küll las surevad seal. Aga mõtle praegusel hetkel, kui neid tuhandete kaupa kuskile viiakse ja kellegil on selline suva, las surevad seal. Sellepärast, et mis see meie asi on praegusel hetkel, aga mul on lihtsalt meeldib sedasi, et need asjad niimoodi sünnivad siin selles maailmas. Ja sellepärast on kallid nii, et elu siin selles maailmas on kole. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et vaata, kui me nagu seda natukesegi mõistame, ütleme piibli kaudu, kui silmad hakkavad lahti minema, et me ise nagu sellest nagu ära põgeneksime. Ja nii, et lihtsalt tõsised sellised hoiatused praegusel hetkel ka sealt Taaveti aegadest.
no nii, aga see rahvas ja riik, kes tegelikult jumalat ei teeni, nende käest võetakse see riik ära, antakse teisele, kes väärib. no ütleme siin see Viinamägi antakse teiste kätte, kes vilja kannab. ja sellepärast, aga vaata see, kui jumala riik võetakse ära, siis võetakse ikka väga palju tegelikult ära. seal on kõik, võiks ütelda, need õnnistused, tõotused, lepingud, õigus, rahu ja rõõm ja kõik need õnnistused, asjad on ju, mis on jumala riigis. ja siis öeldakse, et kui see ära võetakse tegelikult ja antakse kellelegi teisele, siis lihtsalt ollakse nagu ilma. ja nii ta on. aga vaata, meil on võimalik tegelikult sellistes rasketes aegades, toon nagu sellise järgmise näite, et näiteks kui Taavet oli Absalome eest põgenemas, siis olid mõned, kes aitasid teda. näiteks oli see Siiba, Sauli sulane, kes aitas teda. aga mis ta sai? Ta sai kõik Sauli varanduse. Mephiboset jäi kõigest ilma. siis Taavet ütles, et nüüd, kus see Mephiboset jäi, aga praegusel hetkel kõik sulle. ja nii jäigi. ja sellepärast on see niimoodi, et kallid, vaata, kui sa oskad käituda õieti praegusel hetkel, sa võid kõik saada tegelikult. sest vaata, Jumal on kõike seda nagu vaatamas, kuidas need varandused liiguvad, Agai raamatus on räägitud, et noh, need paganate varandused tulevad. aga need peavad ikka kuidagi niimoodi tulema, et sellel on põhjus. see ei tule lihtsalt selliselt, et noh, et me oleme siin need pühad, ootame, et millal meil neid visatakse. ei, siin on sedasi, et on vaja õieti käituda praegusel hetkel, et kellele antakse, sa pead olema see Siiba või see Barsillai, kes seal, no ütleme, vana mehena lihtsalt läheb, teeb, et kuule, kuningat on praegusel hetkel vaja toetada, teeb oma tegusid. ja siis on öeldakse, et kuule, et sa saad kuningalauda. ja sellepärast on see nii, et me nagu tahaksime kuidagi väga kergesti saada, aga me näeme siiski, et ei, need asjad käivad nagu väga otseselt ka, et vaata, meie teod pannakse meie pea peale, need toovad tegelikult tulemusi ja asju. nii et vaata, need on, mina ütlen niimoodi, et ma loen need suure nädala sündmusi, see pilt läheb nii laiaks. sa lihtsalt hakkad lugema, siis mõtled, et jumal, siin on nii palju, mida kõike on nagu näha. nüüd jätan selle tähendamissõna. järgmine tähendamissõna on see, et see kuninga pulmapidu. Jeesus ütles, et taevariik on kuninga sarnane, 22 peatükk, kes oma pojale pulmat tegi. vaata, eks taevas ongi tegelikult esimene asi on selle, et kallid, meil on nii, et kui noh, ütleme, see ühine värk meil seal on talle pulmad. kui siis ütleme, issand tuleb, kõik surnud, kes on issandas läinud, tõusevad üles ja need, kes on veel maa peal, kes on valmis, need võetakse ära, siis on pulmaminek. meil on esimene asi on tegelikult pulmaminek, tehakse pojal pulmad. täna, kallid, me harjutame siin seda pulmaskäiku, sest et vaata, me tuleme lihtsalt, me oleme praegusel hetkel istunud, iga pühapäev me põhimõtteliselt harjutame seda, et me tuleme tegelikult vaata selle kutse peale. Milles oli probleem? Kutsutud ei tahtnud tulla. Ta läkitas oma sulased kutsutud pulma peale paluma, aga need ei tahtnud tulla. Ei taha pulma minna, aga mis ma sinna pulma lähen? Teate, noh, ütleme, et vaata, küsimus ongi nüüd selline, et mille pärast me pulma ei lähe. Meile võib tunduda vahest see, et see kutse on meil jaoks liiga suur. Et kas ma sinna pulma sobin, mõtled ise oma mõistusega, et ei sobi. Ja noh, et nagu alavääristad iseennast. Või sa mõtled sedasi, et tead, et mul ei ole see tähtis, oled ise nii uhke ja ütled, mulle see kutse üldse ei meeldi. Teate, paneme kõrvale kõik need oma mõtted enda koha pealt. See on super, kui sina üldse pulmakutse said. Ja vaata, kutsuja pidas sind vääriliseks. Ja vaata, kutsuja pidas sind vääriliseks. Vaata, see on alati niimoodi, et vaata, kes me oleme pulmasid teinud, siis on see niimoodi, et siis me mõtleme, aga keda me kutsume? Ega me siis kõiki kutsuda ei saa, meil on kohti vähe ja kalliks läheb ja saal pole ka nii suur, et ei mahu ära. Ja siis on niimoodi, paned kirja edasi-tagasi, muistavad maha pärast, et kuule, kõik ikka ma kutsuda ei saa, tead, eks. Ja vaata, keda siis sai kutsutud, need olid nagu eriliselt tegelikult hinnatud. Ja sellepärast on see nii, et täna ka hinda seda, et üldse sinna kutsutud. Ja sellepärast on see niimoodi, et ära kuidagi hoolimatult sellesse suhte. Kutsutud ei hoolinud sellest, kes läksid oma põllule ja kes läksid oma kaubale. No sellepärast, et läksid oma igapäevased asju tegema. Kallid, et me istume Jumala ees, kuuleme ta sõna. Kui me kuuleme Jumala häält, me põllud ja kaubad on õnnistatud. Mitte sellest, et me praegusel hetkel rabeleme. Sellepärast, et vaata, see tundub sedasi, et praegusel hetkel teed nagu sellise, noh, ütleme, piduri, et nagu mitte midagi ei teed, et istud lihtsalt käed rüppes siin, eks, et noh, et aga tegelikult selle kaudu tuleb õnnistus. Ja sellepärast me võtame vastu alati need hetked ja kutsed tegelikult, kus issand kutsub. Võtame seda aega ja see tuleb meile tegelikult võimsaks õnnistuseks. Nii et nii ta on. No seal on räägitud, et noh, ka korduv kutsumine isegi nendele kutsututele. No me ei tea, mitu korda. Seal olevist evangeeliumi nädalal ütlesin ka, et noh, vanasti ikka öeldi, et Jumal kutsub 2-3 korda.
ja ei kutsugi rohkem. See oli, ütleme, et me lapsepõlves oli see niisugune üsna selline tavaline jutt, et kuule, et ega siis kogu aeg see jumal kutsuma ja eks Hiopi raamatus on räägitud ka sedasi, et 2-3 korda toob sind sealt hauaveere pealt tagasi. Ja sellepärast on see nii, et võtame tõsiselt. Ja me näeme sedasi, oli see teine kutse oli ära ja siis öeldi, et hea küll, need ei olnud väärt, nad tegelikult ise lükkasid selle ära. Kutsuja poolt oli küll plaanitud, et tuleksid ja siis koguti igalt poolt halbu jäid. Ja pane tähele, kui huvitavalt on siin öeldud sedasi, 10. salm, et keda leidsid halbu jäid, kõiki kutsuti seal ja pulmakoda sai täis pidulisi. Aga mis kõigil pidi olema tegelikult, kõigil pidi olema pulmariie seljas. Võtta, siin on niimoodi, et oled halb või hea, aga pulmariie peab seljas olema. Võtta, sellest pääsu ei olnud. Ja need valged rõivad, Jeesuse verega pestud, see rüü peab meil seljas olema, sest et seda jälgitakse tegelikult väga ja sellepärast kiitus Jumalale. Kutsuja poolt on kõik valmis, kõike korraldatakse ja sellepärast kiitus Jumalale, et need, ütleme, kutsed on praegusel hetkel veel on käimas ja vaata, siin ongi niimoodi iluti, üks poiss mulle ütleb sedasi, et kus ta räägib natukese nagu sellist oma jumalasõna juttu ka, siis keegi ütleb, kuule, et jää juba vait, et jää juba vait, sellepärast, et vaata, ei taheta tegelikult kutsujaid nagu tähele panna, aga kallid, see on super tegelikult, kui üldse su keegi su kõrva ees Jumala riigi kutset räägib. Sellepärast, et kõikidel inimestel üldse ei räägita. Et need ei ole ju sedasi, et kui vähesed tegelikult juhtuvad nagu seda kuulma. Ja kiitus Jumalale, kui sa veel hakkad aru ka sellest saama, et üldse Jumal on sinuga rääkimas, see on tegelikult erinev lugu. No nii, ja muidugi seal on selline väga raske lõik on selle koha pealt, et kui need, kes ei tahtnud tulla, see 7. salm, loen ikka selle ka, sest see on Jeesuse sõna. Kuningas vihastas ja saatis oma sõjaväed ja hukkas need mõrtsukad ja süütas nende linna põlema, sellepärast, et osad, kes seal nende sulastega käitusid, nii et need sulasid tapeti. Ja sellepärast on vaata, ja siin on niimoodi, et see on taevariigi jutt ja siin on taevariigi poolt saadetud see sõjavägi kallale. Ja sellest ega me praegusel hetkel ka, ma olen ikka vahepeal nagu mõtlemas, et Jumal, miks neid ühte või teise kohta neid sõjavägesid saadetakse? Ei julge nagu ütelda selle koha pealt, Jumal, sina täpselt tead. Mis moodusega või miks need asjad nagu sünnivad ka praegusel hetkel, aga paraku need Jumala sõnast me niimoodi otseselt võime seda just lugeda. Nii et nii. No nii, siis lähen tegelikult ühe järgmise lõigu juurde, millele täna tahan natukese rohkem tähelepanu pöörata ja see on niimoodi, et ma jätan siin palju vahele. Küll need maksurahad ja kas seda ülestõusmist on, et sadusäridelt on need küsimused, aga teate, see seadusetundja 22 ja 34, kui variserid said kuulda, et Jeesus oli sulgenud sadusäride suu, kogunesid nad sinna. Ja üks seadusetundja nende seast küsis teda kiusates, õpetaja, milline käsk seaduses on suurim? Jeesus vastas talle, armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega, kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega, see on suurim ja esimene käsk. Teine selle sarnane, armasta oma ligemist nagu iseennast. Neis kahes käsus on koos kogu seadus ja prohvetid. Ja sellepärast, kallid, nüüd tuleb üks armastuse jutt praegusel hetkel, mida tahan jagada. Uues testamendis on armastus tõstetud väga tõsisele kohale ja see on, vaata, Jumal on oma armastust, kui nüüd tänasel õhtul tasub seda kindlasti ka meelde tuletada, väljendanud väga selgelt selle kaudu, et ta saadab oma poja siia sellesse maailma. Nüüd teeme lahti erinevaid kohti veel, ma teen lihtsalt, et näeksime Jumala sõnast Rooma 5.8, kus on öeldud selliselt, et Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Ja sellepärast on see nii, et suur reede, Jeesuse surm, see tuletab meelde meile Jumala armastust meie vastu, ta tegi selle nähtavaks siin selles maailmas ja sellepärast on see nii, et mõni vahest pahandab sedasi, et kui lähed kirikusse, et ainult need surnud Jeesus seal risti peal on, et miks ta elus ei ole seal, eks, et on Jumal tegi just surres nähtavaks oma armastuse, sest seal maksti hind, seal oli lunastus. Vaata see, ütleme, et kui Jeesus poleks surnud ja muidugi üles tõusnud, see teine asi kindlasti väga tähtsal omal kohal, aga siin väga selgelt on öeldud just see. Siis, ma teen Efesuse kirja lahti ja Efesuse 5.2. 5.2 on öeldud sedasi, aga käige armastuses, nõnda nagu Kristus meid on armastanud. Ja kuidas Kristus on meid armastanud? Ja on iseenesel loovutanud meie eest anniks ja ohvriks, magusaks lõhnaks Jumalale.
loovutanud on ennast. 5:25, veel kord põhimõtteliselt sama mõte. mehed, armastage naisi otse, kui Kristus on armastanud kogudust ja on loovutanud iseenese tema eest. ja sellepärast, kallid, issand on loovutanud ennast, see on armastuse väljendus. et meid lunastada, et meid välja osta sellest patusest maailmast. ja ilmutuse 1:5, ütleme jälle üks selline sama mõte ja koht. ja ning Jeesuselt Kristuselt, kes on ustav tunnistaja, esikpoeg surnust, maakuningate valitseja, temale, kes meid armastab ja on meid lunastanud meie pattudest oma verega. ja sellepärast see, mida Jeesus tegelikult Golgatal tegi, kõige olulisem, tähtsam asi ja no ütleme, 1. Johannese kirja ka võtan veel siia juurde, 1. Johannese kirja 4:9 ja 10 olen siia märkinud. Katsume selle leida. 1. Johannese 4:9 ja 10. Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. Selles on armastus, ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja on läkitanud oma poja lepitusohvriks meie pattude eest. nii et see on selline suurim tõde tegelikult, see on suurim armastuse väljendus, mis iganes olla saab praegusel hetkel, kui me mõtleme Jeesuse surmale, mida ta tegelikult on teinud meie eest. ja sellepärast see armastuse lugu on niivõrd selline niisugune keskne ja tähtis asi. nüüd, kuidas selle armastusega tegelikult on? Jumala sõna näiteks Mattiuse evangeeliumis, ma lähen seal mäejutlusest, võtan praegusel hetkel ühe koha kohe, Mattiuse 5:43 ja seal on üks väga oluline, ütleme, et vaenlast tuleb armastada. vaenlast tuleb armastada. no tuleb välja, vaata, kui sõjad on, siis tundub ju sedasi, et seal teisel poole peal on ju vaenlane. Kellega sõditakse. ja no ütleme, et kui seda sõna lugeda, siis siin on üsna sellised tõsised asjad ja ma seda loen ka siit tegelikult rohkem veel, aga lihtsalt see 5:43 võtsin selle praegusel hetkel kõigepealt. Te olete kuulnud, et on öeldud, armasta oma ligimist ja vihka oma vaenlast. aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma taevase isa lasteks. no praegusel hetkel on niimoodi, et on neid, kes elavad Vana Testamendi järgi. ütleme, et juudid, kes ei ole Jeesust kui messiat vastu võtnud, kes Uut Testamenti ei tunnista. aga nad elavadki selle järgi. armasta oma ligimist ja vihka oma vaenlast. aga nad ei ole kuulnud seda, mida Jeesus ütleb, nad ei taha seda kuulda. no ütleme, et võib-olla nad on isegi kuulnud, kes on seda, aga see pole tähtis, et see pole ikka see õige messia veel, eks. me ootame teist. aga meie jaoks on tegelikult, on öeldud see selline lugu, et sa pead armastama vaenlast. ma mõtlen sedasi, et vaata, kui meil on mingisugune vaenlane, kelle vastu me sõdime, ma ütlen, et siin on ütleme, nii palju tegelikult selliseid asju, mida tasuks lugeda, ma ei teagi, ma ikkagi võtan selle 5. peatüki veel nagu täitsa niimoodi ette. sest et mõtlesin, et vaata, tuleb lugeda, täna loeme seda asja ja võib-olla mõne asja korrigeerime oma mõistuses ära. 5:20, sest lihtsalt ütleb nii, kui teie õigus ei ole märksa suurem kui kirjatundjate ja varisejate oma, siis te ei saa taevariiki. See Andrei Šapovalovil hiljutine jutlus oli sellise koha pealt, ütles sedasi, et mingid 8 pattu või asja või või sellist olukorda, mille puhul sa lähed põrgusse ja ta rääkis seal, ütleme, kristlaste koha pealt, inimeste koha pealt, et sest et üldiselt on niimoodi, et kes on seda põrgu nägemusse näinud, seal on kristlasi on palju tegelikult seal. ja sellest me ei tohi nii kergelt nagu võtta, et me küll sinna ei lähe, tead. ei kui pattu teeme, siis on ikkagi väga suur oht selle koha pealt. kui meie õigus ei ole märksa suurem, siis taevariike, näed, ei saa. ja nüüd ongi niimoodi. ja siis on öeldud, et muistsetele põlvedele on öeldud, et sa ei tohi tappa. aga mis on nüüd Jeesuse poolt öeldud? Kui sa vihastad oma venna peale, kui sa ütled talle tola või jäle, siis põrgu tulla või kohtu alla, eks. lihtsalt läheb ütlemise peale läheb. kui palju on praegu igasugu ütlemisi. kui ma mõtlen sedasi, et riigipead, kuidas nad üksteist saadavad, mitte kõiki õnneks ei saada, osad on ikka niisugused täitsa mõistlikud sedasi, et ei kaota tegelikult nagu ütleme oma väärikust ja ei räägi teise koha pealt rumalast, aga osad on niimoodi, et pilluvad igasuguseid sõnu, aga issand ütleb sedasi, kui sa ütled teise kohta, siis sa oled juba tegelikult kuulud sinna tulepõrgusse, nagu siin on selliselt öeldud. ja sellepärast, kallid, meil on lihtsalt nagu niimoodi
täitsa mõelda selle koha pealt, aga mis tuleb meie suust. ja sellepärast on see nii, et kutsugu see meid tegelikult korrale. Ma mäletan ükskord, kui ma lugesin seda kohta, üks ema tuli oma tütardega, tuli siia kogudusse, ütles, et meil kodus oligi, et tütred sõimasid üksteist lolliks kogu aeg, aga ma järgmisel hetkel lugesin selle koha. Ja et see oli nagu korrale kutsumine, lihtsalt juhtus niimoodi nagu selliselt hästi. Aga peame seda meeles, et ei saa ütelda igasugu asju. Ja sellepärast, kui oled ütelnud, paranda meelt ja palu andeks lihtsalt, et ei tohi teistel inimestel seda ütelda. Siis 25 ja 26, no kuidas seda täna näiteks nagu mõelda? Ole varmalt järeleandlik oma vastasele, kui sa oled temaga teel, et sinu vastane ei annaks sind kohtuniku kätte ja kohtunik kohtuteenri kätte, et sind ei heidetaks vangi. Tõesti, ma ütlen sulle, et sa ei pääse enne sealt välja, kui sa oled tagasi maksnud viimasegi veeringu. Ja teate, kui palju neid on näiteid, kes on neid viimaseid veeringuid maksnud. Küsivad, kutsud, kõik tulge appi mu kohtukulusid maksma, sest läksid kohtusse ja õigust ei saanud. Aga Jeesuse sõna läks täide. Ja me osad on niimoodi, et osad hüüavad kõikide peale, et tulge appi, et makske me kohtukulusid, et mina siin õiguse eest võitleja ja tahan kangesti kohtusse seda saada. No ei saa sa seda sealt, sest Jeesus ütles, et sa ei pääse sealt, maksad lihtsalt ära ja osad maksavad lihtsalt tühja värke. Mõtlen, lõpetage ära see oma õiguse tagaajamine. Usaldage Jumalat, las Jumal toob sinu õiguse esile. Ära sina, kui sind antakse kohtu alla, teine asi, aga ära sina kedagi kohtu alla kandma. Tead, et sinu õigus on riivatud ja sellepärast Jeesus hoiatab, ütleb, et ole varmalt järeleandlik oma vastasele, tee seda, aga me eksime, me vahest mõtleme, et me oleme need õigusest võitlejad. Aga midagi teha, kui seda Jeesuse sõna ei tunne, siis käitume need lihtsalt valesti. Siis on niimoodi, et vaata abielu rikkumise koha pealt, kui ma juba abielud koha pealt ütlesin sedasi, et näed, et lihtsalt et mugavusi ei taha kannatada. Aga siin Jeesus ütleb, et abielu rikkumine see, kui sa oma südames imustad teist. See on väga raske tegelikult asi, see on ju niisugune, et mõtled, et kuidas? Aga Jumal tunneb täpselt, kuidas selle asjaga on. Ja sellepärast me näeme sedasi, et Uues Testamendis see asi on tegelikult võetud ikkagi väga tõsiselt võetud ette. Ja praegusel hetkel on niimoodi, et ma mõtlen näiteks on niimoodi, et minu jaoks on niisugune kohutav näide nagu see, ma mõtlen ikka Lõuna-Koread. Lõuna-Korea tuleb, Jumala juurde väga suur ärkamine, väga paljud inimesed, maailma suurimad kogudused ja värgid. Ja kristlaste kaudu tulid Lõuna-Koreasse, tulid abielulahutust. Ei lugenud sõna, ei lugenud. Lihtsalt läks kuidagi mööda. Vaata, ja sellepärast on see niimoodi kallid, me ei tohi siin selles maailmas lihtsalt niimoodi selliselt elada ja sellepärast aidaku meid lihtsalt tegelikult Jumal selle koha pealt väga. Siis valetamise küsimus. Jälle selline põletav asi. Siin on räägitud võib-olla sellise teise sõnaga 5.33. Veel te olete kuulnud, et Moisesele põlvel on öeldud, et sa ei tohi valet vanduda. See on niisugune kinnitamisega, ütled ausõna või hakkad seal millegi juures nagu oma vannet ütlema, eks. Ja Jeesus ütleb, et ärge vanduge ei üldse, ei taeva ega juures ega mitte millegi ega Jeruusalemma juures, et ärge mingisugust vandesõna tarvitage. Ja ta ütleb ühe asja sedasi, et te kõne olgu jah ja ei. Ja meil on õppida selle pärast, kas meil on nii selge jutt? Aga mis on üle selle on kurjast. Ja sellepärast on see niimoodi, et kui me keerutame oma vastusega, siis tegid kurja lihtsalt sellel hetkel. Ja sellepärast, näed, see on issanda sõna. Täna me loeme tänasel õhtul seda, mida issand on rääkinud. Ja ma loen seda praegusel hetkel, et Jeesus ütles, et tähtsam asi on armastus. Ja nüüd ma loen nagu selles armastuse mõttes kõiki neid kohtasid praegu ka just. 5.38 on selline lugu, et te olete kuulnud, et silm silma vastu ja hammas hamba vastu. Vanas testamendis täpselt see nii oli. Et rohkem ei tohtinud teha, täpselt nii sama palju võid teha. Praegu sõjas on ka üks lasi, me laseme. Nii palju panete elektrijaamadele, me paneme ka, panete sinna, paneme tänna. Niisugune, nagu see silm silma vastu, hammas hamba vastu asi käib praegusel hetkel ka. Aga Jeesus ütleb kuidagi teistmoodi, ütleb sedasi, et aga mina ütlen, et ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, siis keera talle ka teine ette. Kes tahab sinuga kohut käia, et sult särki võtta, anna talle ka kuub. See teistmoodi. Ja vaata, see on niimoodi, et vaata, see maailm ei taha niisugust juttu kuulda. Ma tean, et vanasti jutlustajad ütlesid sedasi, et Jeesus ainult ütles niimoodi, et keerad selle teise põsa ette, ja lased ära lüüa, aga edasi pole öeldud, et siis annad teisele ikka korralikult peksa, sellepärast, et sealt edasi tuleb vabadust, et seal pole enam rohkem pole öeldud, et 2 lööki käis ära, aga sealt edasi saab anda. Aga tegelikult Jeesus ei mõtle seda.
seda mõtleme meie. Ja sellepärast on see niimoodi, et aidaku meid tegelikult Jumal, et me nagu mõistaksime. Ma mõtlen sedasi, no näiteks, et kui mõtleksime praegusel hetkel Iraani peale, kas meie kristlaste saame sinna minna praegu evangeeliumi kuulutama? Ei saa. Sellepärast, et väga kristlikult on mindud seda pommitama. Ja mis armastuse juttu me saame seal rääkida, et tead, et Jumal sind väga armastab ja me viskame selle pommi kaela, tead, eks, et ja sellepärast me palvetasime, mõtlesime, tead, see on niisugune selline asi. Ja seal elavad muideks kristlased ja samamoodi ja ma usun sedasi, et nendelgi on teatud raskusi selle tõttu, et mis on nagu toimumus, et miks teie Jumal praegusel hetkel nii kuri meie peal on. Sellepärast, et kuidagi, piiblist loed nagu teist, et vaenlast tuleb armastada ja sellepärast ja nüüd seda vaenlase armastamist ma juba lugesin, eks, sealt 5:43. Ja see lõpeb tegelikult 5:48, et te olge siis täiuslik, nõnda nagu teie taevane isa on täiuslik. Ja sellepärast on see nii, et vaata see halastus kiidab ennast kohtust kõrgemaks, see on see Jakobuse kirja 2:13, kus on tegelikult on öeldud. Ja sellepärast on see nii, et ma loen nüüd ühe sellise Peetruse koha veel ka, sest et vaata, see oli Jeesuse vend Jakobus ütles, aga Peetruse esimese kirja 2:19 ja 23. See on selline lõik, mida kirjutab ja siis üks teine koht veel ka, eks, esimese Peetruse 2:19. Hakkame lugema. Sest see on arm, kui keegi südametunnistuse pärast Jumala eest talub viletsust, kannatades süütult. Kannatuse nädalal loen sellise salmi. See on arm, kui keegi kannatab süütult. No me ei ütleks seda, et see on, aga Peetrus kirjutab niimoodi, see on arm. Ja sest mis kuulsus see on, kui teid süü pärast pekstakse ja teie seda peate taluma. Aga kui te head tehes, kannatades talute peksu, siis on see arm Jumalalt. Ja siis tulebki nüüd Jeesuse eeskuju. Selleks te olete kutsutud, sest ka Kristus kannatas teie eest, jättes teile eeskuju. Meie ei lähe lunastama maailma, saad aru? Sest et osad on niisugused ülestundmisi ja suurel reedel mängivad seda mängu, et lasevad ennast risti lüüa ja mängivad neid lugusid. Ei, meie risti löömine ei lunasta mitte kui kedagi ära. See ei ole meie eeskuju, et me peaksime neid mängusid mängima, et ka lähme ristile. Ja kanname neid ristisid ja laseme peksta ennast ja teeme seda. See ei ole see, mida teha tuleb. Aga meil on see, et see osa, kus tõesti, kus Jeesust sõimatakse, et me käiksime tema jälgedes. Tema ei teinud pattu ega leitud pettus tema suust. See on meil eeskuju. Ta ei sõimanud vastu, kui teda sõimati. Ta kannatas ega ähvardanud, vaid jättis kõik selle hoolde, kes mõistab kohut õiglaselt. Eks? Rooma kirjas 12. peatükk, tulist süsikogud, jätad issand hoolde, kõik need asjad just sellisel moel. Et me peame nagu teistmoodi siin selles maailmas käituma. Ja vaata, nüüd on niimoodi, et vaata, see eeskuju pool oli ära räägitud. Ma täna näen nagu niimoodi seda kohta. Siis edasi tuleb siin see mõte, et 24. Seal tegeldakse meie pattudega. Need viidi üles ristipuule. Et meie olles surnud pattudele elaksime õigusele ja tema vermete varal te olete saanud terveks. Ja sellepärast, ja siis tuleb see terviselugu. Ja sellepärast on see niimoodi, et me tahaksime niimoodi, aga me tunnistame seda, et Jeesuse vermete läbi on terve. Aga Jeesuse eeskuju järgi ei ela. Sõiman vastu, kui vaja, ja panen kõik paika, aga terve tahan olla. Aga loe seda järjekorda, kuidas see on. Järjekord on see, et sa elad Jeesuse moodi, kannatad neid asju, mis on, Jeesuse veri teeb sind puhtaks kõigest patuks ja terveks ka teeb. Ja see tuleb nagu omas järjekorras, me tahaksime nagu võtta sealt vahest nagu selle kätte, mida saame ja me kristlastena teeme seda, olen ise ka sedasi teinud, tean sedasi, et kuule, kui ma ütleks sedasi, et täna on siin tervenduskoosolek, siis oleks teistmoodi rahvast siin. Sest et inimesed haiged küll jätkub, et ütleme, et tuleme siis terveks saama. Aga kiitus Jumalale, et te täna ei tulnud lihtsalt selle pärast, või te tulitegi Jumala sõna pärast ja kunagi ei tea veel, et mida siit saab parasjagu. Kas saab nagu kergemalt või raskemalt, eks. Ja sellest kunagi seda ei tea, aga kiitus Jumalale, et te tulete usus. Ja vaata, see ongi niimoodi, et ega nii kui see on, et kuidas see saun köetud on, siin vahepeal nüüd meie poliitikud ütlevad ka, et liiga juba kütate seda sauna üle, tead. Jumal ise teab, millise sauna ta meile tänasel õhtul kütab, eks. Aga sest, et midagi on vaja nagu saavutada ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal on tegelikult seda tegemas. Ärge pange seda tulekuumust mingisuguseks imeks, sest issand on tegelikult meiega tegelemas. Nüüd esimese Peetruse 3
13 ja 18, siit on ka lugeda. Nüüd on, mis siin kirjutatud on. Kes on, kes saab teile kurja teha, kui te olete innukad tegema head? Aga kui te peaksite kannatama õiguse pärast, siis te olete õndsad. Ent ärge kartke nende hirmutamist ja ärge kohkuge, vaid pühitsege issandat Kristust oma südames, olles alati valmis kostma igale ühele, kes teilt pärib aru lootuse kohta, mis teis on. Kuid tehke seda tasadusega, aupaklikult, omades head südametunnistust, et need, kes laimavad teie head käitumist Kristuses, jääksid häbisse just selles, milles nad teid halvustavad. Parem on head tehes kannatada, kui see on Jumala tahtmine, kui kurja tehes. Ja vaata sellepärast, head tehes ja kannatada. Sest ka Kristus kannatas pattude pärast ühe ainsa korra õige ülekohtuste eest, et ta juhiks Jumala juurde teid, olles küll ihu poolest surmatud, ent elustatud vaimu läbi. Ja sellepärast, kallid, meie issanda eeskuju on just ka selle koha pealt on täiesti tugev asi, et vaata, me peame seda teed mööda ka lihtsalt minema. Nii et armastus on selline lugu, mida issand on ootamas tegelikult meie käest. Nii et armastusel tegelikult on tulemus. Vaata, Johannese 14. peatükis evangeelium, 14, 21, 24. Mulle meeldib väga see koht, seal on üks selline tugev loogika, mis on Jumala sõna, mis töötab. Ja sellepärast seal on meile väga head reeglid, ma teen selle kohe lahti. 21 kuni 24. Kellel on minu käsud ja kes neid peab, see ongi see, kes armastab mind. Ja nüüd, ma lugesin täna neid Jeesuse käsusõnasid, need olid kangemad kui Vana Testamendi omadeks. Aga kellel on minu käsusõnad ja kes neid peab, see ongi, kes mind armastab. Ja sellepärast vaata, siin on nii, et ei tohi teisele tola ütelda ja pead vaenlast armastama ja kõik seda tegema. Aga kes armastab mind, seda armastab mu isa ja mina armastan teda ning näitan talle ennast. Ja vaata, siis on niimoodi, et kui sa armastad issandat, siis issand ilmutab sulle ennast. Vaata, see on võimas, kui issand hakkab sulle ennast näitama. Ja siis ütles talle Juudas, mitte Iskariot. Issand, mis on, et sa näitad ennast ainult meile ja mitte maailmale? Jeesus vastas talle, kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna ja minu isa armastab teda ja me tuleme, teeme eluaseme tema juurde. Kes mind ei armasta, ei pea mu sõnu ja sõna, mida te kuulete, ei ole minu, vaid isa sõna, kes on minu saatnud. Ja sellepärast, kallid, see lugu ongi selles, et vaata, meil tuleb tegelikult selle sõna järgi elada ja sellepärast siin ongi niimoodi, kõne peab olema korras, jah, ei. Valet ei tohi need vanduda selle koha pealt, pead vaenlast armastama. No ütleme, et kõik need asjad, mida issand räägib selle koha pealt, ta räägib neid päriselt, see ei ole mingisugune niisugune teooria, et üks tore jutt, et kuulake seda, ta ootab sedasi, et me selle järgi tegelikult eksime. Ja sellepärast on see nii, et ja armastus on tegelikult käsu täitmine, nagu seal Rooma 13. peatükis on räägitud, et ei tapa, ei varasta, ei imusta, mis on ligemise päralt, Paulus võtab seda asja seal lihtsalt niimoodi kokku. Armastus on käsu täitmine siin selles maailmas. Ja sellepärast on ja isegi võtta, siis on öeldud sedasi, et meil võivad olla suured teod, kui ma annaksin oma ihu põletada ja ma teaksin kõike, mul oleks prohvet Janne ja tead, ja ütleme kõik need asjad, ütleme sellised, mis on. Aga kui mul ei oleks armastus, siis see tegelikult on kõik null. Ja sellepärast on see nii, et Jumal ootab tegelikult, ta ootab sedasi, et meie võidaksime ära kurja heaga. Me võidaksime ära kurja heaga. Aga praegusel hetkel, räägi seda juttu siin selles maailmas, et seda kurja heaga võita, et kuule, et teeme nii, et hakkame hoopis head tegema oma naabritele, kellega meil probleeme on. Teate, tegelikult on võimalik tegelikult võita küll. Ja see on selline lugu, et Jumal valab oma armastuse oma vaimu läbi meie südametesse. Vaata see oli, mul ei tule meelde see saare nimi, aga see oli kord Riias, see näide oli ühel konverentsil, kus olime. Olid, ütleme, kristlased ja moslemid elasid ühe saare peal seal koos. Moslemid pistsid kristlaste kiriku põlema. Põletsid ära. Tahtsid teha midagi, tegid ära. Aga moslemid hakkasid seda oma mingid mosseed või mis nendel seal on, see remontima. Kristlased korjasid raha, viisid neile. Ja võitsid ära kõik selle rahva südamed. Tehes head,
teeme ilma ja põletasite ära, hea küll, tead, meil polegi enam midagi remontida. Aga teil on siin mida remontida, et me paneme ka rahad kokku, et tehke siis omal korda. Ja sellepärast kallid armastus hea tegemisega võidab. Ja sellepärast mitte sedasi, et me läheme rusikaga, läheme kaklema. See ei ole Uue Testamendi moodi absoluutselt mitte sugugi, mida siin selles maailmas praegusel hetkel tehakse. Paulus õpetab, et me palvetaksime armastuse kasvu pärast. No tuleme suurel reedel, tuleme siia kokku ja palvetame just sellepärast, et armastus kasvaks. Me vajame tegelikult väga seda, sest et vaata, see on tõesti, see on üle mõistuse vahest, mida me tegema peame. Aga nii Efesuse kirjas kui Filipi kirjas, see tõsised palved just ka Pauluse poolt ette räägitud selle koha pealt. Ja see ongi. Aga kuidas see on niimoodi, et Hebre kirjas on 1:9 on selline, et Jeesuse koha pealt on öeldud, et ta armastas seal siis õigust ja vihkas ülekohut. Et kuidas see nagu selliselt on, me vahest nagu mõtleme sedasi, et teate, ülekohut tuleb vihata, aga põhimõtteliselt on seda mitte inimesi. Vaata, selles on see asi, me ei tohi sedasi. Ja meie armastus, vaata, peab olema siiras. Vaata, see on üks selline asi. Kas armastus on siiras? Ma mõtlen sedasi, et ma ütlen ju, ma ei tea, kas ma ütlen niimoodi, kuidas ma ütlen. Aidatakse, ütleme siin, need riikisid, kes on omavahel sõjas. Üks aitab ühte poolt, teine aitab teist poolt, võiks ütelda. Aga kas aidatakse armastuse pärast selle rahva vastu? Või et sellepärast, et ta võitleb kellegiga? Hoopis sellepärast antakse. Seda armastust, see tegu nagu tehakse, et anname sulle, et võitled, tead, eks. Tead, armastus peab siiras olema. Jumal näeb täpselt läbi, mis motiividega. Nagu meiegi, tead, riigi omad on ütelnud, las nad sõdivad, et siis meil pole vaja sõdida. See ei ole armastus. See ei ole armastus. See on õudne tegelikult, niimoodi, et teised kannatagu, teised las olla lahingus, las surevad, et peaks, et meil kuidagi oleks hästi. Tead, see on, issand näeb tegelikult nagu kõike seda, mis on tegelikult toimumas. Ja sellepärast oleme suurel nädalal tegelikult Jumala palge ees ja kuidas seda kurja siis ära võita heaga. Issand tuli tegelikult seda tegema, ta palvetab ristil nende pärast, kes seda risti löövad. Isa, anna nendele andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Vaata, see on suurim armastus surra. Mõni sureb sõbra eest. Vaata, ma usun sedasi, et need Eesti Vabariigi, need noored mehed, kes seda, ütleme see 105 aastat tagasi, seda vabariiki, taga ajasid, eks. Nad ikkagi surid tõesti armastuses, et meil oleks elada kuskil. Vaata, kui see on selliselt tehtud, siis see on armastus. Ja sellepärast on see niimoodi, et aga kui see on mingisugune vihaga tehtud, jälle üks teine asi. Ja sellest me peame nagu väga tundma sellepärast, mida me tegelikult oleme tegemas. Et see issand ees oleks, nii ilus ja õige, et me kord issand ees ka õigeks jääksime. Ja olgu ta nõnda, ma ütlen, et see oli mingil määral selline minu lugemine nendest suurte nädala sündmustest ja Jeesuse lugudest praegusel hetkel ja soovitan sulle, et loe ja see oma jutlus, mida sina just võib-olla vajad ja mida sina sealt nagu näed. Ja sellepärast ma mõtlen, et Jumal näeb meid igat ühte ja ta oskab sinu küsimustele ka vastata. Aamen. Tõuseme. Isa taevas, tänan sind, et sina oled armastus. Me täname sind, Jumal, et sa saatsid oma poja, kõige suurem armastuse väljendus, mida sellel nädalal meelde oleme tuletamas. Ja isa, me palume lihtsalt sinu käest, et meie armastus võiks kasvada. Vala seda oma vaimu läbi meie südametesse, me vajame seda. Ja me palume seda, et meie armastus saaks siiraks õdede vendade vastu, kes on meil ümberringi, kellega me koos oleme koguduses koos. Inimeste vastu, kes on meie linnas elamas, kes on meie külades elamas, kes on meie töökaaslased. Ja me palume seda, et armastus võiks olla siiras. Jumal, me täname sind. Ja ma palun seda, et riikide vahelised suhtumised võiksid olla. Jumal, et meie, kes me oleme sinu lapsed, et me oskaksime olla need rahutegijad ja need, kes me armastuses asju ajame. Isa, me täname, kiidame, ülistame sind. Isa, me oleme ootamas sedasi, et tõsta üles neid juhte, kes juhivad meie rahva õnnistuste sisse. Jumal, me ilma sinuta ei saa. Ja sellepärast, isa, me täname, kiidame, ülistame sind, et me võime praegusel hetkel lihtsalt olla selle palvega sinu ees, et Jumal, tule lihtsalt meile oma armust appi. Aga Jumal, me täname sind, et su poja veri on valatud ja kus me täna võib-olla tundsime puudujääke, kus me oleme halvasti öelnud ja kus me halvasti teinud ja kus me ei ole viitsinud kannatada.
oh Jeesus, me palume, et su veri lihtsalt puhastaks praegusel hetkel kõigest patust. isa, ma palun seda, et kui me oleme praegu sinu ees, et me läheksime siit õigeks mõistetuna. Jumal, su sõna ei ole mitte meile selle jaoks, et ta paljastab ja jätab meid sinna kuskile nendesse haavadesse, vaid Jumal, me täname sind, et sa puhastad meie haavad, sa tervendad need ja me täname sind, Jumal, et me tohime täna paluda seda, et me võiksime hoopis minna siit uuel moel selliselt vabadena, et mingid koormad on langenud, uued sihid on silma ees ja uut jõudu on armastamiseks. isa, me täname, kiidame, ülistame sind Jeesuse nimel. Amen.